Nii, nüüd on meil päris hea arusaam mõnest asjast. Näiteks sellest, et tehisaru rakenduse arendamine ei ole kindlasti ainus asi, mida me peaksime tegema, et siin selle tiihüppe raames kõik hästi läheks. Aga et see on üks komponent, see on üks tähtis komponent. Teiseks me saame aru, et tavaline tehisaru, näiteks tavaline ChatGPT ei ole see, mis õppimist toetab. Ja kolmandaks tõi Grete mitmeid näiteid juba sellest, et millist rakendust me siis tahaksime. Aga nüüd vaatame natukene täpsemalt, mis me oleme teinud selle rakenduse nimel ja selle käigus saame siis ka teada, et kust me nüüd mõningaid näiteid hakkame näitama. Ja siis kuidas arendada õppimist toetavat tehisaru. Ja siin see esimene küsimus peab alati olema, et mida me soovime? Mida me tahame? Ja see oli see, mida Grete ka kenasti kirjeldas, on ju, et näiteks me ei taha seda, et tehisaru annaks kohe vastuse õpilasele, sest see saboteerib kogu õppimisprotsessi. Aga tegelikult, kui me hakkame niimoodi kirja panema, et mida me tahame sellelt tehisarult, mis õppimist toetaks, siis seda on päris palju. Ma panin siia meelega selle tabeli, see on hästi kole slaid. Te ei pea seda lugema, vaid selle tabeli ja nende paljude ridade mõte on, et seda on palju, mida me tahame. Seda on väga palju, mida me tahame ja üritame siis kuidagi sinna süsteemi sisse viia. No, ja siin see üks näide, mida ma juba käsitlesin natukene, ongi see, et me ei taha, et ta tehisaru annaks õpilasele niisama vastuse, et õpilane läheb näiteks kirjutab sisse, et mul on vaja kirjutada essee või mul on vaja teha ajaloo koduülesanne, kus ma pean tegema seda ja see tehisaru ütleb, okei, siin on vastus, eks? Seda me ei taha. Ja siis mida ma küsin teid ja mõni teist teab vastust, mõni veel mitte, et kui me tahaksime, et tehisaru midagi teeb või midagi ei tee, siis kuidas me seda tegelikult süsteemi sisse viime? Kuidas me seda mudelit muuta saame? Ja need teist, kes on rohkem katsetanud tehisaru, teavad, et see kõik käibki läbi promptimise või siis eesti keeles võib öelda lähe või viib selle kohta. Ja näiteks antud juhul me siis võiksime sinna tehisaru süsteemi kirjutada ära mitte kunagi anna niisama vastust ette, isegi kui õpilane seda küsib. Ja ma panin selle siia lihtsalt seetõttu, et te näete, kuidas põhimõtteliselt sellist asju teha. Nüüd ma kohe ütlen ka, et see ei ole tegelikult sugugi nii lihtne. Sellepärast näiteks, et kui ChatGPT-le selline prompt sisse kirjutada, siis ei ole nii, et ta koheselt kuuletub ja mitte kunagi vastust kätte ei anna. Probleem on selles, et ChatGPT ise, nagu ma esimeses osas ka näitasin, on treenitud andma meeldivaid ja häid vastuseid. Ta on treenitud olema kasutajasõbralik, eks? Et tema olemus on see, et ta justkui tahaks anda neid vastuseid. Ja siis teiselt poolt on see prompt, mis ütleb, et ära anna vastuseid ja siis vahel tekib see, et kus tõkivad imelikud käitumised, kuna ta lihtsalt need kaks asja lähevad omavahel tülli. Et see ei ole päris niisama lihtne, et sa kirjutad lihtsalt sinna selle prompti sisse ja siis täpselt töötab nii, nagu sa tahad. Teine põhjus, miks ei ole niisama lihtne, on see, et nagu ma juba näitasin teile seda koledat tabelit, neid asju on päris palju, mida me soovime. Eks? Et siin, kui see asi oli kirjeldatav on ju mõne sõnaga, siis kui me hakkame kõiki neid funktsioone sisse viima, see päris pikk jutt tuleb. Ja tuligi. Ja see on see, mida me oleme siis siin maist alates teinud, proovinud erinevaid selliseid prompte kirjutada ja testinud neid süsteeme. Ja see prompt, mis siis neid kõiki ülesandeid siin täidab, on väga pikk, nii et ma ei hakka teile kõike sellest näitama, aga ma mõtlesin, et teil oleks natukene parem arusaam, et kuidas see sellise asja arendamine käib, siis ma näitan teile ühte osa sellest promptist, mis meil oli, või tänaseni vähemalt on ChatGPT sellise õppimist toetava tehisaru rakenduse juures. Need on siis nii-öelda interaktsioonireeglid, mis me oleme sellele
süsteemile andnud. Ma ei hakka neid kõiki nüüd võib-olla ette lugema, aga ma toon siin lühidalt mõned näited. Näiteks, et üks probleem, mis tehisarul on, tavalise tehisarul, et kui õpilane küsib talt, kirjuta mulle ajaloo koduülesande vastus, siis ta kirjutab kohe väga pika jutu ja õpilasel tegelikult ei ole võimekus seda lugeda, sünteesida ja siis ta kopeerib seal lihtsalt. Aga siin üks asi, mis meil on siis antud on, et anna 1-3 lühikest lauset, üks idee korraga, ära pea miniloengut, eks? Ja kui me selle prompti jupi sinna sisse panime, siis me nägime, et koheselt tõepoolest ChatGPT vastused läksidki väga lühikeseks. Siin on loogiline ülesehitus, näiteks, et ta alustaks põhiideedeks ja põhiideedest ja liiguks siis vestluse käigus järk-järgult keerukama poole. Muidu võib olla jälle nii, et see esimene vastus on juba nii keerukas ja nii põhjalik, et õpilasel lihtsalt ei ole mitte mingit võimalustki seda töödelda. Ja need kõik asjad veel kord mõtlen, et need on niimoodi kirjas seal prompti sees ja sellega oleme siis tehisaru üritanud mõjutada näiteks siis, et ta toetaks niimoodi läbi juhendamise, et ta suunaks vastuse küsijat oma ideede või järgmise sammu juurde. Ja siin on ka kirjas, et ta annaks ühe avatud küsimuse korraga, sest muidu, mida me nägime, on see, et tehisaru tihti võib küsida nagu näiteks 5 küsimust, eks. Et ta annab pika jutu ja siis küsib lõpu veel 5 küsimust jällegi. Kujutage ette nüüd on 11. klassi õpilane. See on lihtsalt liiga palju tema jaoks. Nii et nagu te näete, see osa sellest promptist, mis me oleme pannud sinna, ta peaks kogu seda vastuste andmist nagu lihtsustama nii, et ta oleks nagu tõesti nagu hea õpetaja. Kui teil oleks aega rääkida iga õpilasega eraldi, eks, siis ka ei oleks mitte nii, et istute nüüd õpilasega seal ja lihtsalt peate tal on 20 minutit loengu, vaid ütlete ühe asja, siis küsite, kas said aru, mis sa nüüd ise oskaksid teha. Seda me oleme üritanud nende promptide teel sinna sisse panna. Siin on näiteks aeglane toestamine. Ma ei hakka seda siin ette lugema praegu. Või näiteks kohanemine, eks õpilased on erinevad. Teate täpselt, kui te nüüd peate isiklikke vestlusi erinevate õpilastega, te räägite erinevalt. Tahaks, et tehisaru ka seda teeb, et ta suudab tooni ja keerukust kohandada. Kui õpilane tundub väsinud, mitte motiveeritud, siis ta suudab lihtsustada seda vajadusel keerukamaks tehes, eks. Siin on siis motivatsioon, mis on meie jaoks tähtis aspekt, seo ülesanded õppija maailma või huvidega, paku konkreetseid või mängulisi seoseid, et teemad tunduksid olulised. Ja siin selles näites siis viimane punkt, et testi arutlust, mitte jah või ei vastuseid. Et muidu tehisaru võib küsida, kas sa tahad, et ma teeksin sulle järgmise asja ära, aga seda küsimust ei ole, vaid pigem on siis küsimus näiteks, et miks sa arvad, et praegune vastus on poolik või kas juba on täielik, eks. Ühesõnaga, see näide, mis mul siin nüüd slaidil on, see on siis osa meie promptist, mis meil oli, et ChatGPT-st teha paremat õppimissüsteemi. See muutub, sest nagu te nüüd peagi näete, siis see süsteem, ehkki me kirjutame need asjad mõnes mõttes võib-olla selgelt, siis tegelikult ta tihtipeale ei teinud seda. Tihtipeale see vestlus ei kulgenud nii sujuvalt ja nii mõnusalt, kui me oleksime tahtnud. Grete toob palju näiteid selle kohta. Aga ma tahtsin, et te aru saaksite, et kuidas see arendamine käib. Et teil oleks ka arusaam, et see ei ole niisama lihtne. Et on paar õpetajat olnud, kes on kenasti öelnud, et minul on siin oma süsteem, mis töötab minu arvates väga hästi. Aga tegelikult nagu sellest pikast tabelist oli näha neid aspekte on väga palju, mida meie riiklikult tahaks, et selles rakenduses oleks. Ja siis peab iga seda aspekti ka testima, et kas see rakendus nüüd tegelikult teeb seda, mida meie oleme tal kirjutanud. Et ei saa nii, et me lihtsalt kirjutame ja siis eeldame, et ju ta teeb. Ei tee. Ja kuidas me oleme siis neid asju siin suve jooksul testinud? Esimene aspekt on see, et
Minul on väga tublid noored teadlased laboris ja nende ülesanne oli siis tõesti võtta näiteks tavaline ChatGPT või Gemini ja siis panna mingi meie prompt juurde, testida, kuidas ta nüüd töötab, et see tudeng annab mingisuguse ülesande, et kas ta siis nagu töötab õigesti. Ja näiteks siis muuhulgas siis vaatasimegi, et see tavaline ChatGPT mitte ainult nagu ei tundu, et töötab valesti, vaid kui me niimoodi ta nagu spetsiifiliselt testime, siis ka me näeme, et ta annab liiga pika vastuse, seletab liiga palju, teeb liiga palju ära ja siis me üritasime kõrvale panna nagu selle ideaalse näite, mis me ise kirjutasime, et kuidas me tahaksime, et see süsteem käituks. Ja see oli juba siis päris selline suur töö, kus me proovisime näiteks erinevaid ChatGPT mudeleid, eks sel hetkel olid relevantsed näiteks kas on 4O või on O4, on ju, et seda otsustada pidime me tegema ise neid teste. Ja see on üks koht siis, kus tegelikult mõned näited tulevad, mida Grete ka kasutab, et kus meie laboris siis tudengid, minu töörühma liikmed katsetasid seda. Aga teine ja suurem koht, kus me saime andmeid ja nagu päris sellist interaktsiooni oli see, et me tegime suvel ühe proovikatse õpilastega. Nagu te ette võite kujutada, see on päris raske korraldada, sellepärast et õpilased suvel puhkavad. Aga siin meil oli võimalus siis ühes laagris osaleda ja sealt siis väga piiratud aja jooksul saada paarkümmend õpilast, kes katsetasid need meie promptiga süsteeme. Ja sealt tuleb siis lõviosa näiteid, mida Grete ka kasutab. Ja siis, kui te neid näiteid näete, siis nüüd te teate, et miks nad on sellise sisuga, nagu nad on, sest meil oli 2 ülesannet seal. Üks oli siis loogikavigade õppimine. See oli siis nagu see natukene uudne teema õpilaste jaoks, seotud ka sellega, et need olid väitluslaagri õpilased, et loogikavead võiks olla midagi, mis neile huvitav on. Ja siis te näete mõningaid näiteid, mis on seotud sellega, et kuidas need loogikavead, siis kuidas neid õpetati. Ja teine asi, mida siis õpilased pidid tehisaru abil tegema, on siis kirjatöö ajaloo teemal. Ja sealt te siis ka näete mõningaid aspekte. Ja mina nüüd, enne kui ma lõpetan, räägin siis mõningast sellisest nii-öelda võib-olla natukene tehnilisemast aspektist, et kui meil oli see suur tabel, mida ma teile korduvalt näitasin, siis seal üleval olid sellised aspektid, mida te nüüd näete. Et kui meil on tehisaru, mis on õppimist toetav, siis ta peaks olema ainealaselt kompetentne. Eks? Et me nägime minu esimeses osas, eks, et tehisaru ta võib hallutsineerida, ta võib asju välja mõelda, aga me ei taha seda, me ei saa nii, et õpilane näeb vastuseid, mis tegelikult on täiesti valed. Näiteks Eesti kultuuri kohta, eks. Ja teiseks siis me tahaksime, et see tehisaru ta suhtleks arusaadavalt, et ta ei annaks liiga pikki vastuseid, sellest juba rääkisin, ja et ta mitte ainult ei oleks ainealaselt korrektne, vaid ka eesti keel oleks korrektne, eks. Ja tegelikult nendes katsetustes, mis me suvel tegime, nägime, et isegi nendes baasasjades on nendel tehisaru süsteemidel praegu veel probleem. Et siin on nüüd üks näide, kus õpilane küsib tehisarult, millal ilmus esimene ajaleht ja tehisaru mudel vastab, Eesti esimene ajaleht, Eesti Postimees ilmus 1821. aastal. Ja need, kes teavad, need teavad, et see ei ole õige. See ei ole õige aastaarv. Aga nüüd, kui õpilasel tegelikult tal ei ole kogemust tehisaruga või ta ei ole piisavalt kriitiline, ta ei oska piisavalt metakognitiivselt mõelda, siis kus ta peaks teadma, et see vastus on vale, eks? Nii et see on väga suur probleem, mida me praegu nägime, et tehisaru eksib sellistes faktides, mis puutuvad Eesti kultuurilugu. Ja see ei olnud sugugi ainus näide ja ma ei hakka kõiki neid näiteid näitama. Ma toon teise näite, kus siis tehisaru kirjutab, et Kalevipoeg on kirjutatud Karl Robert Jakobsoni poolt.
ja see on jälle väga tüüpiline viga tehisaru poolt, sellepärast et nagu ma selgitasin, tehisaru kuidagi ta ei ürita mõelda või otsustada, et mis on õige informatsioon, vaid ta paneb lihtsalt seda, mis on tõenäoline. Ja tema jaoks Eesti kultuuriloo kontekstis Carl Robert Jakobsoni nimi tuleb ka välja ja siis tal ei ole mingit mehhanismi sees, kuidas ta kontrollib seda, et kas tõesti vastus on õige, vaid ta kirjutab sellise vastuseks. Nii et need on asjad, mida me näiteks peaksime siis edasistes versioonides paremaks saama, et ta sellises Eesti kultuuri puutuvates vastustes nagu tegelikult ei eksiks. Ja lõpetuseks ma toon siin ühe näite ka kirjaveast, neid oli rohkem, aga see oli lihtsalt eriti kurioosne, kus tehisaru ühe ja sama vestluse jooksul 3 korda kirjutas laulev revolutsioon täpselt niimoodi, et see ei ole minu viga, vaid see on tehisaru viga ja näitab seda, et eesti keeles kohati ta teeb suuri apsakaid. Ja see on vaid üks näide jällegi nendest paljudest näidetest, mis me kogusime. Nii et see esimene järeldus, mis me siit teeme, on see, et need mudelid, mis meil tänasel päeval on, ei ole veel ainealaselt ja keeleliselt korrektsed. Ja see on selline esimene samm, eks see on selline baasasi, mida me tahaks, et ühel Eesti õpilase õppimist toetaval tehisarul oleks, seda praegu ei ole. Aga nüüd mina lõpetan ja Grete räägib siis sellest, kuidas see õppimist toetav tehisaru, mida me oleme arendanud, sai hakkama nende õppimisega seotud aspektidega, millest me siin varem juba rääkisime.